Aitäh, Kristel. Kristel tuleb kohe tagasi. Kristiina, palume sinu ka siia lavale. Uuesti Reet Kultuuriministeeriumist. Oled saanud juba terve päeva rahulikult puhata. Toome su lavale tagasi. Ja lisaks, kui juba hiidlased on siin, siis ei saa ju Saaremaad välja jätta. Anu Lomp Viikingi tee poole pealt Visit Saaremaast. Palun. Leidke endale kohad. Vabandust, mul paberitesse läinud valesti. Olavi teelt. Aga Anu, kui me tegime UNESCO biosfääriala strateegia uuendus, siis seal on ju mõlemad, nii hiidlased kui saarlased. Nii et siiamaani seda sõbralikku nögimist, nüüd panime nad kõrvuti istuma ka. Hiidlased on uhked, neile sai kunagi kultuuristrateegiasse nende enda palvel kirja, saarlased on uhked, Saaremaa kõige suuremaks tugevuseks sai kirja merega piiratud mõistus. Ja hiidlased ei jäänud võlgu, nad olid õudsalt kadedad saarlaste peale, sest neil on ju maailma parimad naabrid. Aga nii on. See on nüüd ka see koht, kus te saate kaasa rääkida. Et meil küll tuleb veel selline avatud arutelu siin saalis ka, aga kui on küsimusi ka juba praegu selle vestluse käigus, tõstke kätt, näidake, tehke ennast kuuldavaks. Meil on siin mikrofon, meil on Leelo, nii et saate ka oma hääle teha. Ma tulen liitun teiega. Ja ma kõigepealt võtaksin ühe küsimuse kohe, Kristel, kuna sa just lõpetasid, et kui sellisel üle-euroopalise teekonna ettevalmistamisel tuletornide teemal on Hiiumaa, aga me ju teame ja me nägime, et tegelikult neid tuletorne oli seal veel teistes piirkondadest, aga mitte kõik. Ehk et äkki sa paari sõnaga räägid ka sellest, kuidas on visioonis tegelikult mõte siduda laiemalt kogu selline merekultuur. Meil on siin Urmas istub 3. reas ja tuletornid laiemalt üle Eesti selle teekonnaga. Et tõepoolest Hiiumaa alustas selle jaoks, et me oleksime natukene suuremad, siis nii nagu ma ütlesin, kaasasime ka Saare maakonna, aga praegusel juhul nüüd on ka jõutud kõiki nende aruteludega sinna maani, et kuidas siis reaalselt uusi liikmeid me vastu võtame ja on olemas täitsa oma selline vorm ja algul oligi küsimus, et kas Hiiumaa peaks jääma siis selliseks juhtpartneriks ja olemagi nüüd siis aegade lõpuni seal see juhtpartner ja hakkame ka kõikide teiste tuletornide nii-öelda siis kuulumist sinna liitu või ühingusse juhtima. Aga nüüd on ikkagi otsustatud nii, et saab ka täitsa ise ja täitsa otse, et kui ma olen olnud siin varasemalt ühenduses ka näiteks Narva-Jõesuuga, nüüd võttis minuga ühendust Rannapunger ja tegelikult ja muu üldse seda Põhja-Eesti osa vaadates, et ma arvan, et nüüd on see hetk kätte jõudnud, kui tõepoolest ka teistel on võimalus selle teekonnaga täitsa ise liituda ja olla siis seal samaväärsed liikmed koos meiega, et meie nii-öelda viisime Eesti riigina nende liikmete hulka või selle liikmeskonna hulka ja nende kaardile, aga nüüd saavad kõik olla ikkagi kaasatud ja ise enda eest väljas. Ja võib-olla veel üks täiendav küsimus. Sa küll rääkisid hästi palju sellest, kuidas üks motivatsioon seda kõike teha ongi teha Hiiumaa suuremaks ja me nägime seda hullu lätlast ka, kes osa Hiiumaast endale juba sääre külge on tatoveerinud. Aga kas sa oled ka enda jaoks või turismiklastri jaoks kuidagi määratlenud sellised mõõdetavad eesmärgid ka? Et on need siis rohkem külastajaid või mitte rohkem külastajaid, aga teadlikumad külastajad, rohkem raha maha jätvad külastajad? Mis need mõõdikud võiksid olla? See on üks teema kindlasti, et esiteks, et neid külastajaid oleks rohkem väljaspoolt Eestit. Nii nagu see on ka EISi üks eesmärk, siis ongi ka, ma arvan, ka teiste turismi sihtkohtade või vähemalt ka saarte teemo eesmärk. Aga kuidas seda mõõta, et meil õnneks on saartena muidugi see hea võimalus, et
et me tõepoolest saame oma külastajate kohta statistikat, parvlaeva statistikat. Teised maakonnad võib-olla nii täpselt ei tea, kui palju neil inimesi maakonna piire ületab ühel või teisel hetkel, aga meie seda teame. Ja teiseks ka läbi siis nagu tuletornide piletimüügi tuleb ka sealt see statistika. Ja see ongi see, millel me saame tugineda ja mõelda, et kuidas siis teha veelgi paremini, olla veelgi paremini kättesaadavad. Ja me oleme ka ise algatamas nüüd oma veel sellist külastaja, nagu siis, et kuidas neid tõesti statistiliselt ka loendada, aru saada, kus koha pealt nad tulevad ja mida nad külastavad ja mis neile meeldib, et siiamaani me tegime sellist iga aastast küsitlust korra aastas, aga nüüd meil on plaan nagu Hiiumaa katta selliste väikeste QR-koodidega, kus saab siis järjepidevalt tagasisidet anda. Väga hea. Anu, aga miks Saaremaa üldse sellesse panustab? Miks Saaremaa jaoks on see oluline? Mis lisaväärtust teie ootate? Ja see Olavitee, mida me arendame, et see tegelikult toodi meile Norrast, see idee. Süüdi on selles siis endine Norra suursaadik Eestis Else-Berit Eikeland, kes kulutas tõesti treppe ja uksi ja uksepakkusi ja käis ühest uksest sisse ja teisest välja ja selgitas seda ideed, et see ühine pärand on olemas ja tuleb siis ka Saaremaale see teekond rajada. Ja ma ise väga fännan seda teemat, sest mina olen natuke peast palverändur, et selline sõltuvus on küljes ja ma natuke siis nii-öelda ka mõistan neid inimesi, kes sellise puhkuse vormiga siis tegelevad ja kellele see meeldib. Ja jälle ma nüüd natukene võtaks võib-olla Kristelist siin eeskuju, et jälle ka võimalus teha Saaremaa suuremaks. Ja me oleme siin ka rääkinud sellest, et me võiks ju teha ka suure Tõllutee, eks ole, et miks pärast nüüd see Olavitee, et miks me oleme nagu tahtnud sellise suure võrgustiku osa olla. See ongi täpselt see, et siis meid ka leitakse üles ja osatakse meid otsida ja märgata, et need nii-öelda palverändurid, kes on sellised kollektsionäärid, kes on need populaarsemad teed ära matkanud ja kes hakkavad otsima midagi uut ja eripärast, et ehk nad siis jõuavad ühel hetkel ka meieni. Enne kui ma lähen nüüd oma järgmise küsimusega nagu riigi tasemele, ma küsin mõlemad veel Anu ja Kristel, et kui me vaatame sellist kultuuriteede kohta turismistrateegias, üks on selline Eesti tase ja teine on kohalik tase, kas see, kuidas teie seda rolli kirjeldaksite, et kas see on tõesti nagu toode, teenus iseenesest, me ootamegi, et tulevadki füüsiliselt inimesed ainult selle pärast, või on ta selline terviklik nagu taustateadmine, üks tükk suures pusles, mis veel kord näitab, et siia tasub tulla, isegi kui mitte spetsiifiliselt ainult selle Olavitee või tuletorni pärast. Et kuidas te enda jaoks olete seda turismiarenduses lahti mõtestanud? Kui ma võin nagu alustada võib-olla ka natukene laiemalt, et siis minu jaoks need kultuuriteed annavad nagu Eestile sellise võimaluse või mõõtme olla Euroopaga seotud. Ja nendel inimestele, kes siis sealt Euroopa poolt tahavad meie poole liikuda, öelda, et me ei ole nagu lihtsalt selline üks koht kuskil maailma äärel, et mitte öelda perifeerias, vaid et meil on samamoodi ja läbi selle ajaloo tuues siia nii selle Hansatee või ka siis Olavitee, et näidata seda, et me oleme kogu aeg olnud Euroopas. Võib-olla see on nagu minu enda selline, kuidas ma seda nagu kogen, aga see on nagu üks minu mõtte sinna juurde. Teiseks, ja ma tõesti ei tea, et kas, kui nüüd vastata, et kui palju oleks neid inimesi, kes konkreetselt teevad otsuse ainult selle järgi, et ma nüüd tahan seda kultuuriteed minna nagu kogema. Võib-olla neid on jällegi, ja mingis osas neid kindlasti on. Aga suurem on pigem see, et kui sa mõtled, et ma tahan sinna kohta reisida ja mis ma seal siis teha saan. Ja siis ma näen, et siin on need samad asjad tegelikult, mis on ka meil siin enda ümbruses, enda lähedal, meil on siin tuletornid, seal on ka tuletornid. Siin on ka selline teekond, et jällegi teistpidi, et ta aitab inimesel nagu luua seoseid ja see on natuke nagu selline see lugude jutustamise teema.
et me enam tänapäeval võib-olla ei pea niivõrd ütlema, või tutvustama nagu ainult neid erinevaid ju objekte, et meil on siin see või teine objekt, vaid et mis on see lugu selle taga. Ja kultuuriteed annavad just võimaluse seda lugu rääkida. Anu. Ja ma tooksin ka siia kõigepealt selle ajaloolise seose, et Kersti ka väga hästi enne rääkis, et meil on selline väga-väga pikk ühine ajalugu siis Põhja-Euroopaga ja võib-olla siis selle tunnetuse siis seal põhja pool, et näed, et me oleme kuidagi viisiga seotud Eestiga, et sellist äratundmist tekitada. Aga mis nüüd seda teekonda puudutab, et kuna see ühendab niivõrd paljusi osapooli, et meil on väga oluline, et sinna tuleks kogukond kaasa. Väga oluline on see looduse aspekt, kindlasti erinevad teenused, mis seal pakutakse, see kultuurilugu, et need samad tõesti, nagu Krister ütles ka, et me saame rääkida seda oma lugu, et see nagu põimimine kokku, et see on ka kindlasti väga tähtis ja need, mis meil on siis Eesti turismis, need alussambad, need loodus, kultuur ja toit, need on kõik kaasatud sellesse samasse ühte teekonda. Et meil on võimalus seda pakkuda ja olles nüüd mingi võrgustiku osa, eks see annab meile teatava sellise kvaliteedimärgi, et keegi on öelnud, et jah, te olete väärt ja teil on nagu nii hea teenus, et te saate siin võrgustikus olla või niivõrd hea selline kokku pandud teekond, et seda saab soovitada. Nii et võib-olla need on need asjad. Ja. Siit ongi võib-olla hea üle minna Kristiina juurde. Sa ütlesid oma ettekandes ka neid erinevaid tingimusi kirjeldades natuke ettevaatlikult, et milline see, et me peame olema hästi spetsiifilised, millele või kellel on see märgis antud, eks ju, et see pole lihtsalt saun, see on teatud tüüpi saun, teatud kohas või mitte igasugune mulgipuder. Samas me teame turismistrateegia loogikast ja me teame ka statistikast ka teistest riikidest, just nimelt UNESCO näitel seda, et paljude inimeste jaoks see UNESCO ongi selline udun, et paljud inimeste jaoks on täiesti arusaamatud. Tallinn on vanalinn on UNESCO maailmapärand ja siis mulgipuder on umbes sama asi ja lasemegi. Ja paljud inimesed teavad, et laulupidu on UNESCOs ja paljud ju teavad, et kogu Setumaa, nii nagu Kihnu kultuur, nii Setumaa, see, et ei ole ju Setumaa Kihnus, vaid et Seto-Leelo, et see mingis mõttes on see segadus, aga see segadus on paljusid turismitegijaid ka toetanud. Sellepärast, et ainuüksi UNESCO kui märgis, nii nagu Euroopa Nõukogu kultuuritee kui märgis, kui kvaliteedi kinnitus justkui toetab. Et tuleme selle nagu mõtte juurde tagasi, et kuidas sinu hinnangul selline kultuuritee nišš või kultuuritee koht sellises turismi pakkumises kuhu ta võiks nagu maanduda? Tunnistan, ma ei saanud täpselt küsimus. Kas sa ütlesid enne, tuleme tagasi, sa ütlesid, et üks põhjus ka, miks tegelikult Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutus hakkas sellega tegelema teemaga, oli see, et on näha otsingute huvi. Seda otsingute huvi täna veel ei ole olnud kultuuriteede osas. Munakana teema. Pole olnud teed, pole otsingud, pole nagu teed. Ehk et mis peaks nüüd siis selles surnud ringis juhtuma selleks, et me näiteks aasta pärast võiksime öelda, või 2 või 3 pärast, et see kultuuriteede roll, Euroopa kultuuriteede roll on sellises Eesti kultuuriturismi pakkumises palju selgemalt esil. Jaa, aitäh. Nüüd ma sain rohkem aru. Tuleks tegelikult ühe asja juurde. Me ei anna mingit märgist välja. Jumala eest mitte. Meil ei ole seda pädevust, meil ei ole ka seda õigust. Et me räägime tegelikult, see minu ettekande mõte oli see, et missuguse otsisõnaga tulevad missugused pakkumised välja ja miks ma olin ettevaatlik on see, et meil ei olegi Eestis sellist institutsiooni veel, et kes annaks nii-öelda teenustele märgiseid või kas seda üldse saab teha, et olgu see selles mõttes klaar. Ja miks ma olin oma ettekandes ettevaatlik on see, et need seminarid seoses UNESCO-ga tulid varem, kui me jõudsime nii-öelda kõikide osapooltega läbi rääkida, et oli variant, et ei, me ei ole valmis siia veel tulema, aga samas Kerli ütles, et see ongi arutelu koht, ehk siis ütleme, et see ei ole märgis ja kui seal midagi kuskil on, võib alati parandada, muuta. Aga tulles nüüd see ja miks me seda teeme, olekski see, et seda nagu halli udu viia konkreetsemaks. Hästi tihti on see, et kui sa hakkad midagi kuskilt nagu
näed, oi kui huvitav koht, paik, pilt ja sa tahad nagu täpselt sinna minna. Ja siis tegelikult tuleb sul kas hoopis teine pilt, või sa tegelikult ei tea hästi konkreetset, hästi praktilist nagu nii-öelda juhist, kuhu ma pean siis minema. Et kultuuri, kui tuua nüüd see UNESCO ja kultuuriteede osas, siis mul tõesti, meil ei ole sellist uuringut, on ju, aga julgen kõhutundega väita, tihtilugu uuringuid tehakse, et kõhutunnet kinnitada, et UNESCO on ilmselt hetkel rohkem nii-öelda tava inimese nii-öelda kuidagi mälusopis või kuskil sellises nagu tuntud. Ja seda nagu otsitakse ja selle kaudu siis nii-öelda, kui palju ta siis nii-öelda sügavuti läheb, on ise küsimus. Aga seoses kultuuriteedega, et kuigi küsimus võikski olla, et kas ta on nagu massturismile või nišile, siis ütleme, et pigem on ta niši teema ja sellele infole jõuab väga erinevaid nagu kanaleid pidi, on ju. Et kas ma satun juhuslikult mingi täiesti hoopis teise temaatika kaudu, ma ei tea, Evita Peroni nii-öelda seda haua paika vaatama, on ju, kuskil Argentiinas. Ja sealt mõtled, et oi kui ägedad kalmistud, on ju. Ja sul ei pruugi olla seda spetsiifilist huvi. Et kui me nagu mõtleme nii-öelda, mis on meie kõige olulisem nagu võib-olla soovitus turismi valdkonnast on see, et võib-olla algul pigem vähem informatsiooni, aga see informatsioon või need kohad, kuhu minna, võiksid olla juba turistile valmis. Ja küll ta siis sellest nii-öelda ühest tuntud punktist teise tuntud punkti liikumiseks leiab juba koha peal informatsiooni. Meil võib-olla on nagu selline soov kohe hästi palju võimalikult ära rääkida. Et jah, et selline, et kultuuriteedel on kindlasti oma koht. Ta haakub meie strateegiaga kas või selles mõttes, et kultuurijuviline on pigem maksujõulisem, ta on pigem siis teadlikum, et mitte öelda intelligentsem. ja ta kindlasti, ja see võimaldab tõesti siis seda turismi hajutada nii-öelda suurtest keskustest väljapoole, et ka regionaalsuse mõõde on siin nii-öelda hästi-hästi oluline. Et lihtsalt meie sõnum on ka see, et leitavus ja majanduslik aspekt juurde. Jah, ma tahtsin lihtsalt öelda, et võib-olla tõesti sõna nišš käis siit läbi, et mingis mõttes nad võivad olla nišikad, aga kui me vaatame, mis suunas maailm on liikunud ja liigub, siis üha enam selliseid asju otsitakse ja tahetakse. Ja mina näen, et pigem praegu on see ikkagi nagu meil selline alakasutatud potentsiaal. Ja kui Eesti tugevus tegelikult ju ei ole massturism, selle sõna nagu kõige nagu suuremas tähenduses, et siis pigem on see meie tugevus just see kvaliteetne ja sisukas kogemus. Ja seda rolli võiksid need erinevad kultuuriteed kanda. Ta vist küll Reet kaotasid oma... Reet, nagu enne oli siin päeva alguses öeldud, Eesti võttis pikalt hoogu, et sinna saada. Nüüd on saanud. Tegelikult on tegevustega alustatud. Et mida sinu või ministeeriumi vaates, mis peab juhtuma siin lähema aasta 2 jooksul, et me näiteks 27. 28. aastal uuesti siin, ma ei tea, kokku saades võiksime tõdeda, et inimeste teadlikkus nii kohalike, ka siseturismi vaates kui ka väljapool on ikkagi tõusnud? Ma kõigepealt muidugi pean ütlema seda, et mina igapäevaselt ei tegutse ei pärandi ega turismi valdkonnas, et minu igapäevatöö on rahvusvaheline koostöö, rahvusvahelised organisatsioonid ja kahepoolsed suhted teiste riikidega, et ma kohati väljendan ka täiesti isiklikke arvamusi. Aga selle kultuuriteede puhul ma arvan, et väga suur samm ongi see tänane kohtumine juba olnud, et ma arvan, et üks esimene asi, mida ma ütleks praegu kohe välja on, et teeme selle kohtumise kindlasti ka järgmine aasta. Ja teine aspekt, mida ma tooks välja, et kindlasti kuna kultuuriteed, me oleme alles selles võrgustiku loomises algusjärgus, me alles mõtleme, mis need edasised sammud on ja ma olen tegelikult täna siin kohtumisel ka üks suur kõrv, et ma kuulan, mida kultuuriteed räägivad.
et kindlasti võtta õppust ka UNESCO ERKI kogemusest ja UNESCO ERKI kogemusest koos EIS-iga. Et kindlasti kaasata järgmise aasta kohtumisele ka EIS ja kõik need TMO-d. Ja väga tore on tegelikult näha, et nende osade kultuuriteede puhul tegelikult TMO on olnud algusest peale väga hands-on, väga ütleme niimoodi, et ongi olnud nagu nende algatuste rajamise juures, et see on väga hea näide, kus kultuuripärand, kultuur ja turism tegelikult töötavad koostöös ja teevad sellist rahvusvahelist koostööd regionaalsel tasandil. Ja kolmas aspekt on ka lihtsalt see, et kuna me tegelikult nüüd oleme 2 aastat olnud selle osalisleppe liige, et ka lihtsalt rääkida ise ministeeriumi poolt sellest programmist rohkem kõikvõimalikes formaatides, kus me saame kaasuda. Ja siin varem oli ka juba juttu sellest, et tegelikult on ju ka veel 3. märgis, on see European Heritage Label, et tegelikult ka neid 3 korraga igal võimalikus olukorras, kus nendest juttu tuleb, et me räägime nendest 3 korraga, sest need tegelikult on nagu ühe täringu samad küljed. Et arendada koostööd ka nende erinevate märgiste vahel, olgu see siis Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu või UNESCO. Ja Euroopa Nõukogu puhul ma veel tooksin välja, et võib-olla kui Euroopa kultuuriteed on võib-olla selline vähem tuntum, Eestis võib-olla veel nii väga ei teata seda, aga ütleme näiteks Euroopa muinsuskaitsepäevad on pärandivaldkonnas kindlasti väga tuntud märgis ja see on ka Euroopas väga tuntud märgis. Ja see on ka Euroopa Nõukogu algatus koostöös Euroopa Liiduga, et kindlasti seda Euroopa muinsuskaitsepäevade traditsiooni ju ka, et Eesti iga aasta tähistab ja see aasta on veel see kultuuri muinsuskaitsede päevad on väga ajakohasel teemal, et kultuuripärand ohuolukorras, culture at heritage at risk ühesõnaga. Et võib-olla praegu nii palju siis alustuseks. Väga hea. Kui on küsimusi, andke märku, juba saame võtta. Kui veel võtate hoogu, siis räägime sõnumi selgusest ka. Me juba rääkisime, et esiteks paljude inimeste või ma ei tea, tavakodaniku või turisti või tavatarbija jaoks kultuuritee on kultuuritee. Sibulatee eestvedaja istub seal või romantiline rannatee või veinitee või nagu Kristel näitas, kui vaadata neid filme, vaadata veebilehte, ei arvakski, et tegemist ei ole mingisugust sertifikaati omava teega. Tee nagu tee ikka ja fantastiline ja töö. Et kas me riigina, turismiarendajatena, piirkonna vedajatena, et kui täpsed meie peame siin üldse nagu olema, kas meie, kui me soovime saada rohkem kultuuri ja pärandit oma turismi pakkumisse ja tõsta just kultuuriturismi sellist nähtavust, et kas ja kui palju me peame rõhutama just neid sertifitseeritud teid ja kui palju mängime siin tegelikult sellise üldse kultuuri mingis mõttes sellise nutika pakendamise mängu. Et äkki siin praktikud ja Kristiina, sina ka? Ja Kristel, palun. Kui vaadata nii-öelda nagu selle praktiku seisukohast, siis need ongi ju erinevad variandid, mis kõik on toredad, ka need, mis on kohapealsed, lokaalsed, kõik ei peagi olema üldse väljapoole suunatud. Ongi väga tore, kui on ka ainult sissepoole suunatud asju. Aga seal lihtsalt tulebki nii-öelda see eesmärk või ambitsioon mängu, et kui tahta, et sinust laiemalt teatakse, siis sa justkui see annab sulle jõudu juurde, kui sa kuulud kuskile laiemasse võrgustikku. Ja siis sealt edasi veel teatud mõttes ikkagi selline, need kõrged tähised, nii nagu on, et kas see on siis Euroopa Komisjon, UNESCO puhul me näeme seda ka väga hästi Lääne-Eesti saarte kontekstis, ehk siis Hiiumaal ja Saaremaal, me oleme UNESCO programmiala, et need on need kuidagi juba, nendel on tähendus loodud ja nad kuidagi annavad selle kvaliteedi või selle teadmise, et järelikult ikkagi tasub sinna minna või et see on midagi, mida tasuks minna vaatama. Et seda tööd on juba aastakümnete jooksul nii palju meie eest ära tehtud, et siis sellega liituda
sellest tuleb lihtsalt see kasu. Aga see ei tähenda, et kõik peavad olema kuskile liitunud või et kõik peavad nüüd saama endale, et see ei pea hakkama tormama mingite märgiste suunas, et see on ikkagi vastavalt nagu sellele oma vajadustele ja oma selle tegevuse mõttele. Ja mina võib-olla lisaks siia sellise, ütleme, kõigepealt selle praktiku vaate, et kes ma ise nii-öelda selle tarbijana olen. Et kuna meie tegeleme sellise palverännu teega, siis ma ise olen 5 korda käinud siis Hispaania ja Portugali teedel ja ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et oi, ma kõnnin nüüd Euroopa Liidu kultuuriteel. Ma sain sellest teada alles hulk aega hiljem, et nad kuuluvad kuskile suuremasse võrgustikku. Ja ka need Eesti erinevad kultuuriteed, et ma ise olen võib-olla selle teadmise saanudki läbi selle, et kuna ma ise tegelen mingit teatava liiki kultuuriteega, et siis teadmine on minuni jõudnud, aga võib-olla sellise tavatarbija või matkaja või kultuurihuvilise või ringi reisiva inimese jaoks on eelkõige oluline see, et mul on mingi teatavat liiki huvi ja siis mulle on see huvi kuidagi hästi ära pakendatud, tehtud atraktiivseks ja see info on minuni kuidagi liikunud. Nüüd jälle arendajatena meie jaoks on hästi oluline, et see info võimalikult laialdaselt liiguks ja oleks kättesaadav ja need erinevad võrgustikud aitavad meid selleks. Et jah, siin on nagu erinevad küljed, et ja ma olen väga ka Kristeliga nõus, et kõik teed ei pea olema nii kindlate reeglite järgi sertifitseeritud, aga nad peavad olema nagu toote mõttes ikkagi hästi tehtud, atraktiivsed ja põnevad just selle huvilise jaoks, keda see teema huvitab. Ja et ma väga nõustun sellega, et tavatarbija tihtilugu ei vaja märgist, et märgist võib-olla vaja nii-öelda see köögipool, mis seal toimetab, et keda me siis nagu, kuidas öelda, esile tõstame, et ta võib-olla tagab mingisuguse sisemise kvaliteedi. Ja teede puhul, mis ma nagu ka ettekandeid kuulates või mõtlesin ka, et miks see Santiago de Compostela on võib-olla populaarne, ma arvan, et täpselt samamoodi, et väga paljude muude aspektide seas me teame ja eeldame, et ta on turvaline. Ma ei pea mõtlema, et kui ma jalutan, et kas ma täna, kus ma ööbin või kus ma süüa saan, et see on selles mõttes, mul on väga nagu lihtsaks tehtud. Ja mis puudutab sõnumi selgust, siis meil on turismi mõttes sõnumistrateegia ja tema aitab mõnes mõttes neid sõnumeid ühtlustada ja fookuses ja võib-olla äkki kõik päris veel ei tea, et Eesti sõnumistrateegia selline nii-öelda lause või ütleme, mida meie oma nagu tegevuste nii-öelda lõpupunktina paneme on it's about time. Ja ma arvan, et see on nagu imehästi sobib igas mõttes, et meil on lühikesed vahemaad, sa saad kiiresti ja meil on see ajalugu modernne, kõik nii-öelda omavahel kombineeritud, et me turismisektoris püüame ka seda nagu sõnumit levitada, aga seda nii-öelda, kes vähegi siis tahab, et ma kindlasti soovitan guugeldada Eesti sõnumistrateegia ja seal selles mõttes see lood ja narratiiv, kuidas me tahame Eestist rääkida, et me oleme digitaalne riik ja me oleme iseseisva mõtlemisega ja nii edasi ja nii edasi. Et need on need nagu nii-öelda, mille kaudu me seda tähelepanu Eesti suunas nagu püüame tuua. Jah. Ma tahtsin korra seda kvaliteedimärgi teemat puudutada, et siin on mitu korda kõlanud see, et see Euroopa kultuuritee märgis, et see on kvaliteedimärk ja see tõesti on kvaliteedimärk, sest et vaadates, kui raske seda märgist on saada ja kui palju tööd tegelikult tuleb teha selleks seda märgist hoida, sest et seal on iga 5 aasta tagant tuleb ennast uuesti tõestada. Aga see kvaliteedimärk on võib-olla ka just nagu niimoodi mitte niivõrd mõeldud, et ühelt poolt on ta mõeldud nagu sellele tarbijale, et ta teab, et ta saab kõrge kvaliteediga turismi ja kultuuripärandi teenust, aga teine pool on ka see võrgustiku sissepoole, et need, kes selle võrgustikuga toimetavad, nad tajuvad seda, et nende töö on tunnustatud ja väärtustatud. Ja see tegelikult see märgis ju puudutab kõrge kvaliteedilist teenust ja kultuuripärandile ka juurdepääsu ka kohalikul tasandil, et see ei ole nagu ainult see turismivaade. Ja teine märksõna, mis mulle täna ka ettekannetest mitu korda kõrvu jäi, mis minu meelest on ka päris põnev narratiiv, on see aeglane turism. Et
et selline aja mahavõtmine, kui sa tuled natukene kaugemale nagu Kesk-Euroopast siia Põhja ja siia Läänemere kaldale, et siis sa võtad selle aja maha, see on teadlik turist, kes siia tuleb ja ta võib-olla on ka valmis olema siin pikemalt, et see on ka selline huvitav märksõna, mis mul tänasest mitu korda kõrva jäi. Ja kui mõelda veel siia juurde, et me ei räägi ju ainult nagu kultuurist või et mida see kõik nagu siis toob, see kultuuripärand, et me seome ta ju tegelikult nagu tänapäevaste kogemustega, meie tänapäevaste valdkondadega, et tegelikult ongi, see hõlmab nii meie regionaalarengut, ettevõtlust, rahvusvahelist nähtavust, et seal on kõik need erinevad osapooled koos. Kuna me jätkame, kui me siin kohe lõpetame ja me jätkame veel selle viimase ringiga siin ka praktikutega saalist, et üks selline väga käega katsutav asi, mis aastast 2023 juhtus, kui me hakkasime UNESCO võrgustikuga koos käima, oli see, et enne seda UNESCO ka märksõna Visit Estonia ja Puhka Eesti lehel, mitte ei saa öelda, et ta ei olnud, aga ta oli selline natuke juhuslik, seal polnud mingit selget loogikat ja ei olnud ka ta alati väga selgelt esile toodud. Ja sama võis öelda ka siin tegijate kohta. Aivar Ruukil istub seal, me istusime, mis oli teisel koht siinsamas Tartus, istusime kohtumisel, kui Aivar koosoleku jooksul sai aru, et tal endal koduleheküljel Haabia juures oli UNESCO märkimata, nii et kiiresti kutsus lauda inimesed ja said seal sama ära trükita seal samas laua taga. Ehk et mõlemalt poolt, et ei tegijad temad nii-öelda see teadlikkus ega ka võib-olla eisi poolt. Täna võib öelda, et jah, et võib-olla sellist eraldi UNESCO lehte kui sellist ei ole, selgelt, aga väga selgelt UNESCO tuleb välja, kui täna Visit Estonia lehel olla. Et põrkame selle kogemuse nüüd selle sama kultuuriteede vaatesse. Kultuuriteid kui sellist tegelikult märksõnaliselt justkui, ja me ei räägi ainult nüüd Euroopa Nõukogu kultuuriteedest, üleüldse kultuuritee, märksõna kultuuritee Puhka Eesti lehel eestikeelsena on ainult ühe objekti juures ja see on Villa Tammega, see on siis siin, kuhu te täna õhtul lähete, teistel ei ole. Ehk et, ja see tuletab ka meelde seda, kui ma ütlesin sõnumi selgus, et sai arutatud näiteks UNESCO biosfääri alas, seda, et miks näiteks just Saaremaal tuli, võib-olla nüüd on ajad muutunud, aga et miks rohkem ei kasutata Saaremaal, siis Saare inimesed tollal ütlesid väga ausalt välja, aga meil on tugevamad märgised. Et Saaremaa, Kuressaare, Loss, Kaali, et need on tugevamad kui mingisugune UNESCO biosfääri ala. Ja sama näiteks juhtus ju Tallinnas, kus UNESCO muusikalinn on küll ju suurepärane müügiargument, aga kui sul on UNESCO maailmapärandis vanalinn, siis ei taheta ka seda sõnumit nagu solkida, eks ju. Et kuidas me just leiaksime ennast olukorras, et ka see kultuuriteed kui selline nähtus, kui seos laiemalt Eesti-siseselt ja teiste Euroopa tegijatega jõuaks ka tegelikult nii materjalidesse kui inimeste teadvusesse. Ja ikka ma kogu aeg klaarin siin asju, et iseenesest meie veebis on täiesti selline koond informatsiooni UNESCO pärandist Eestist olemas, nii-öelda, kus on nagu lühidalt ära vanalinn, Stuve Kaar ja need isegi loovlindade osas ja enamus neistel on ka tegelikult tehtud lühivideo juurde, et iseenesest külastaja läbi meie lehe saab küll väga hea ülevaate, mis puudutab UNESCO-t. Valukoht ongi see, miks ma neid tingimusi oli see, et seesama, et kui ma loen sealt, et Haabias on seal ja kogu see traditsioon ja Sooma teema on seal olemas, aga meil ei ole pakkujaid, kes on ennast selle teemaga sidunud ja seda me täna koos meie turismiorganisatsiooniga teemaks võtamegi. Ja näiteks seal Saaremaa Hiiumaal oli just siin ka varakevadel oli see biosfääri programmiala teema, et mis see siis on, et kuhu me ta suuname. Kas me ütleme nii, et astu praami pealt maha ja pane nüüd mis iganes suunas minema või me tahame tegelikult ta nagu, kui sa küsid mu käest,
kuule, UNESCO ja saared, kuhu sa soovitad, on ju. Ma ei taha, et sa peaksid kogu aeg minu käest küsima, vaid ma tahaks, et tuleb meie veebist need kõige õigemad kohad välja, sest et mina ei jõua kõikidele vastata, et ma ei ole pädevki. Ma tahangi, et saarlased ja UNESCO eestvedajad nii-öelda kohtadel selle nii-öelda valiku ära teeksid. Ja üks võib-olla moment veel on see, et kohalik inimene ise, kui palju me ise eestimaalastena seda üldse nagu teame, et meie fookus on küll see väliskülastaja, aga ka nii-öelda see kõik algab nii-öelda sellest elavast pärandist ja kultuurist ja kui meil nii-öelda me ise seda ei kanna või me ei väärtusta või ei teadvusta, siis tegelikult on see ka natukene selline tuulevõiskitega võitlemine, siis ta ei ole enam autentne, siis ta on lavastus. Aga Leelo, kas Leelo on siin kuskil oma mikriga? Leelo läks ära. Ma tahtsin korraks lihtsalt Kristine kes küsida, aga ma toon siis Leelo, meil oli vaja mikrit. Jaa, Kristjanile, ta hirmsasti tahtis rääkida. Ei, Kristjan, aga võtame selle Kristiina et nüüd tulebki suur huvi kuulata Eesti laulupärandit. Tulevad, sa rääkisid Tartu kui loomulik keskus. Tulevad siia, kuhu nad siis seda kuulama lähevad? Teil ei ole ju valvekoori kogu aeg ERMis nagu foyees valmis. Ei, siin on mitu võimalust. Esiteks on see, et meil on samal endal püsinäitusel Ajarajal. Meil on eraldi kohe selline nii-öelda Leelost rockini, et me pakume seda näituse kontekstis sellist seiklust. Aga ta tahab elusat, me kuulsime. Autentne elus. See on surnud värk. Selles mõttes, et me oleme seal keset seda, aga tegelikult seal ka leelokoorid laulavad, ehk siis see on sellises keskkonnas ja siis mingil hetkel on seal muidugi on ka Trad Attack ja kõik õõtsub meil kogu see sillaala, et meil on seda laivi asja ka. Aga siis järgmisel hetkel me ju suuname edasi. See valdkonda vahelisus on see, et natuke kui toiduhuvi on, siis me saadame ikkagi kõpsti sinna Sibula teie suunas, ehk siis seal saab seda ja teist ja kui on ikkagi selline natuke juba seiklust, natuke loodust ja neil on ka natuke aega, et siis ikkagi Seto suunas seda saadamegi. Tavaliselt me usaldame neid giide väga või giidiga saab tegelikult kokku leppida, et kas ainult pissile ja siis kohe järgmisesse linna või tegelikult neid huvitab ikkagi sisu ka ja tegelikult on laulupeomuuseum meil kohe seal samas kõrval ja tegelikult ikkagi see lugu, et avaturist vaatab, et Finnair jälle ei lenda, igavene jama. Et siis tegelikult on see, kes juba grupiga tahab tulla ja need on ka väiksemad grupid ja neid on tegelikult ikkagi ka väga palju, kui me oskame neid niimoodi õngitseda. Et siis tegelikult nemad juba lepivad ka kokku paikkondades, et Obinitsas saab kuulata laulu, panna ka riidesse ja siis tegelikult on neid lähikohti ja siis kui nad vaatavad seda kalendrit, et kuskil on ka regilaulutuba, et tegelikult sellised live-laulmisi on ka kogu aeg. Jaa, ma tahtsin täiendada selle koha pealt, et tegelikult on tõesti, Eesti on kaetud elava laulupärandi võrgustikuga, et meil on Eesti täis neid rühmi, kes on võimelised tulema välja väiksema, suurema kambaga ja lihtsalt näitama seda elavat pärandit. Meil on Tartus, eks ole, meil on sisuliselt 3 Seto leelokoori Tartus, meil on Tartus, ma ei suuda praegu üle lugeda, vähemalt 3 rühma, kes on võimelised kohe esitama ja kes on piisavalt suured, et nende seast ikkagi siis mingiks konkreetseks päevaks, tunniks ikkagi mingisuguse seltskonna saaks välja panna. Lihtsalt küsimus on selles, et kas need giidid, need turismijuhid, kes korraldavad, kas nad oskavad küsida, kas nad oskavad neid kontakte küsida. Aga see sama, mida sa ütled, eks ju, see poolrehkendust või et kui sa juba lähed pakkuma, siis kas see terve plaan, kui me alustasime UNESCO võrgustiku kohtumisega Viljandis pärimusmuusika Aidas, siis meil oli kõik UNESCO märgis omajad tegid ettekande ja üks viimaseid ja kõik räägivad ka, mida nad on teinud turismi osas ja kuidas külalisi meelitada. Ja kui ma ei mäletan õigesti, vist kõige viimane esineja oli Mare Mätas Kihnust, kes tuli ette, ütles, et ärge tulge. Ärge jumala eest tulge.
ärge mitte keegi tulge, meil on nii palju inimesi seal, me ei taha enam ühtegi inimest näha. No see oli muidugi iroonia ja nii edasi, aga mõte, et kas on ikkagi läbi mõeldud kogu see nii-öelda külastusteekond ka. Aga Urmas, sulle... Jah, nagu Ragnar ütles, et Urmas 3. reast, et ma siis tegelikult tunnen seda niisugust kohustust, et ma pean natuke suu lahti tegema. Kiidan muidugi tuletornide projekti, südamelähedane absoluutselt ja olles kusagil viimased paarkümmend aastat on siin Euroopa merekultuuri erinevatel kohtumistel käinud, siis tegelikult vahepeal me tegelesime tuletornidega, nad olid fookuses, kadusid ära, tulid ajaloolised laevad, tulid vanad sadamad ja mingil hetkel tõusetusid tuletornid jälle, sest teatud riikides läksid tuletornid selliseks, muutusid ohtlikuks, tähendab nende haldajate poole pealt öeldi, et miks meil need vaja on, mis pagan, et GPS töötab, satelliitnavigatsioon töötab, see vilkuv tuli, no keegi tast mõnikord aru ka ei saa, et ja halduskulu on suur. Nii et aga nüüd on jälle tagasi, nii et selles mõttes on see kõik väga kena ja ma natuke mõtlesin, et ma loodan, et see ei ole väga lahtisest uksest sissemurdmine, aga vaadates seda UNESCO nimekirju ja erinevaid nii haabjaid ja mulgiputru ja lauljaid ja kõiki, kes siin on ja muidugi ka Tallinna vanalinna. Et selles mõttes minul ei ole üldse kahju, sest Paks Margareeta vanalinna osana kuulub samamoodi ju siis UNESCO kultuuripärandisse. Ja ma rihin nagu selleni, et ma rihiks, et Paks Margareeta hea kaaslane, peaaegu et samast aastast 1531 on Kõpu tuletorn. Miks mitte peale selle, et me läheme, et on ajalooliste tuletornide kultuuritee väga hea, alguseks sobib küll. Aga miks mitte algatada seda, et Kõpu tuletorn võiks olla UNESCO kultuuripärandis, sest konkurente on ju tegelikult jube vähe. A Coruña Hispaanias, Huuk Iirimaal. Nad on küll natuke vanemad, mõni sajand tühje sellest, aga Kõpu on töötanud tegelikult ju kogu aeg. Ja. Nii et läheks nagu sellega tuleks suur tükk Eesti merekultuuri lugu, Põhja-Euroopa merekultuuri lugu saaks seda Hiiumaalt veelgi suuremaks teha, sest väga paljud ei tea, et Hiiumaalt oli ka esimene laev, mis ümber Kap Horni sõitis tervelt 4 korda ehk Hiiumaa 1850 aastate keskpaigas. Nii et minu arust tuleks nagu edasi liikuda ja proovida Kõpu tuletorni saada siis UNESCO kultuuripärandi nimekirja. Las ta olla pikk aeg. Ma saan aru, et Kõpu tuletorni on juubel tulemas, nagu Paks Margareetalgi, nii et toetame üksteist. Aitäh. Kummalisel kombel täna siin olles ja seda UNESCO juttu kuulates ja ise tuletornidest rääkides ma jõudsin selle sama mõtteni. Ma ei tea, võib-olla ma sain Urmase peas selle mõtte kätte, et tegelikult võiks ka Kõpu tuletorn tõepoolest see olla, sest tegemist on maailmas juba siis, me ütleme kogu aeg, et üks vanimaid, aga iseenesest teatud andmetel juba vanimaga, mis on pidevalt kogu aeg töötanud, tuletorn kogu maailmas. Ja seda enam, et sellel aastal on 495, aga 5 aasta pärast on 500 ja ka Eesti Pank on nüüd just järgmisel nädalal valimas välja meie tohutut meenemünti uut, mis tuleb ka just Kõpu tuletorniga, nii et aitäh selle mõtte väljaütlemise eest. Aitäh. Aga miks seal peab nagu pidama jääda? Et ma ei ole küll ajaloolane, aga kas mitte Oleviste kirik ei olnud ka vähemalt mõeldud tuletorni funktsiooni kandma ühel hetkel ja maamärgina, mis tähendab, et ja see on Oleviste juba 3. Vanalinn, Olavitee. Kusjuures me kohvipausi ajal ka väiksemas ringis arutasime, et kuidas nagu neid ka oma vahel olemas olevaid siis teesid, ükskõik kuidas me neid nimetame, nii-öelda ristturundada, et leida need kõige olulisemad sõlmpunktid, mis kattuvad väga erinevate teedega ja nemad võiksid ka olla iga tee mõttes siis ütleme sellised nagu mõnes mõttes staarobjektid ja võib-olla sest 2 staarobjekti vahel siis on nagu võib-olla lihtsam juba infot leida. Ja korraks selle laulu teema juurde,
milleni nagu ma mõtlesin, et miks me seda ei kasuta, et kui me räägime laulu- ja tantsupeo traditsioonist, mis on ka UNESCO-s, ja siis me mõnes mõttes ärkame ellu siis, kui iga 4-5 aasta tagant meil need peod toimuvad. Aga tegelikult ma nagu täpsemalt ei läinud sinna ja ma loodan, et ma ei eksi, aga meil laulu- ja tantsupidusid kohalikke on ju igal aastal. Et see võimaldab tegelikult külastajal minna veel autentsemasse keskkonda seda nii-öelda traditsiooni kogema või nägema või kuulama. Et meil on tegelikult see informatsioon kõikides teemades olemas. Meil ei ole ta turisti jaoks lihtsasti leitavaks tehtud. Et see ongi nagu see mõnes mõttes minu ettekande point, et kui me midagi teeme, siis peaks kogu aeg mõtlema, kuidas külastaja võimalikult lihtsalt selle asja üles leiab. Aitäh! Jah, soov. Et jah, ma lisaksin juurde, et ma niimoodi unustan alati ära, et kui ma räägin Olavi teest, siis ma räägin kõndimise teest. Aga meil on ju ammu kavas tegelikult meretee ja väikelaevad, eks. Et sealt Skandinaaviast on purjekatega tulijaid piisavalt ja võt siis võiks olla jalgsitee lõpp-punkt on Olevistes, aga purjekaga on meremuuseumi juures või kuidas? Vabandust. On olemas tegelikult juba niisugust asja on tehtud. Ja see on Taani kõige võimukam ja kõige edukam kuningas Valdemar II Seir, kes siis valitses, ta oli ka siin Tallinna all ja meil tast väga head mälestust ei jäänud. Aga taanlastele hinges ja südames on ta siiamaani ja suri ta siis aastal 1241. Aga tema poolt on me täname teda niisuguse asja eest nagu Liber Sensus Dania ehk siis Taani hindamisraamat. Aga Taani hindamisraamatu juurde käis ka veel meretee kirjeldus, hääl hakkab ära minema täna, meretee kirjeldus, mis oli siis Plekingest kuni Tallinnani. Ja selle järgi on ka tehtud purjetamisi. 96. aastal käis siin rootslaste koopiapurjekas Aluett, mis seilas läbi kogu selle tee. Ja mille pärast Tallinn on seal kenasti sees, sest see meretee lõppes siin ja pöörduti Tallinnasse siis peale Ahvenamaa läbimist siis Hanko juures ja sealt on kirjas, et siis on esimene koht, kuhu sa jõuad, on Naissaar ehk siis Nargö ja seal järgi tuleb kohe Paljassaar ehk Karlsöö ja siis sa jõuad Rauelburgi. Nii et aga selle järgi on ka need teed tähistatud siis Rootsi rannikul. Nii et see on üks varasemaid siis lootsi kirjeldusi purjetamisest siis alates 13. sajandi keskpaigast. Ja. Aitäh, Urmas. Ajalootund ka saadud. Enne viimane küsimus. Lihtsalt võtame see Kristiina siin lõpu mõttest korraks kinni, see autentsuse ja unikaalsuse teema. Et see on kultuuriturismis hästi oluline ja ka Kristel ütles, et see küsimus pole ainult sellega, et inimeste kohale meelitamine, aga ka juba kohal olles tegelikult nagu sellise elamuse pakkumine ja nii edasi. Et üks selline suur teema kogu selle asja taustal on kogu see McDonaldization, eks nimetad see, et McDonaldiseerumine, eks ju, et üldse ühiskondade McDonaldiseerumine, aga ka sellise turismiteenuse, et me küll räägime palju kultuuriturismist ja unikaalsusest ja autentsusest, aga päriselt, eks ju, ükskõik kuhu sa maailmas ka ei satu, sa saad väga sarnast kogemust. Head näited, kõik need loovad alad, et meie oleme siin ka Tartus täna väga uhked aparaaditehase üle, eks ju, või Tallinnas Telliskivi üle, aga see on McDonaldiseerumine, sest et pole linna, pole riiki, kus inimesed ei saa väga sarnast kogemust, oma täpselt seda sama maitsega McDonaldit, eks ju. Ja on öeldud ka, et eks ju tegelikult, kuigi me räägime palju autentsusest ja unikaalsusest, siis tegelikult inimesed väga autentset asja nagu ei tahagi, väga unikaalset asja kardavad. Et kui päriselt peaks Eda Veeroja neile tegema päris autentset ja päris unikaalset suitsusauna, see võib-olla jääb nende elu viimaseks saunakogemuseks. Et ma lihtsalt tahan tulla selle jutuga tagasi, et me usume kõik, et kogu see kultuuriturismi
on justkui nagu väike nagu lahendus sellisele massturismile või sellisele, nagu ütles Reetki, et selline aeglane turism versus kiire tarbimine. Et võib-olla selline viimane ring siit ja siis me võtame veel saalist, läheme edasi aruteluga, et kuivõrd teie hinnangul kogu see kultuuripärandile turismist keskendumine ja seal hulgas ka kultuuriteedele on lahendus sellisele massturismile, kiirtarbimisele, ka kogu sellisele kestlikkuse vaates kahjulikule liikumisele nagu vastu hakkamisel ja võib-olla tasakaalustamisel. Anu, hakkame sinust. Mina usun küll, et jälle ma ei oska rääkida kõigi kultuuriteede teemadel, palun vabandust, ma olen väga kinni selles oma asjas, mida mina ajan. Et ma tõesti tahan uskuda, et meil on sellega võimekus inimesi natukene ka harida ja kasvatada ja panna mõtlema selle üle, et kuidas seda kõike hoida ja väärtustada, mis meie ümber on ja kuidas mõistlikult ja väga kestlikult ja säästvalt siis liikuda ja mitte endast valesi jälgi maha jätta. Et ma tahan küll uskuda, et me saame rääkides oma loodusest, oma kultuurist, näidates tegelikult seda, milline see siis alates Saaremaast, aga me läheme edasi ka mandrile selle teega. Et ma olen ise seda teekonda kaardistades avastanud enda jaoks Saaremaad ja neid külasid, millised imelised talukohad ja külad meil on. Ja kui sa näed väga ilusad korda tehtud kohti, et see võiks tõesti panna inimest hindama seda ja teisalt ka mõtlema sellele, et kuidas seda päriselt ka hoida ja väärtustada ja lugu pidada sellest, et see ümbrus sinu ümber selline on. Ja et see loodus on selline ja et sa tunned ennast osana sellest. Et ma tahan küll uskuda, et me suudame seda mõjutada omal moel. Kristi. Meie võimalus kindlasti oleks siduda just seda pärandi poolt, seda vana ja ka siis seda uut. Tegelikult see, mille üle me Eestis ju just kui ise ka uhked oleme. Ehk siis, et tänapäevane külastaja arvatavasti ta ei otsi ainult nagu seda infotahvlit, vaid ta tahabki saada seda kogemust, elamust, mingit lugu sinna juurde. Aga samas ka, kuidas siis me ise saame mõelda neid asju nutikalt välja, suurendada seda ligipääsetavust, kasutada ka oma digikanaleid. Et ma arvan, et see pool just, et selle vana ja uue, vana ja sellise innovaatilise sidumine võiks olla meil üks nagu selline lähtekoht või võimalus. Ma jäin mõtlema selle kultuuriteede programmi põhiolemuse peale, et seal ühelt poolt nad rõhutavad, see programm rõhutab, et meil on see ühisosa, ühtne Euroopa kultuuriruum, ühised väärtused, ühine identiteet, aga samas on ka see kultuuriline mitmekesisus. Et see on nagu kahe poole kokku põimimine ja meil on kindlasti väga palju sellist unikaalset, mida pakkuda. Ja ma mõtlen ka sellest aspektist, et kuna praegu just väga vaadatakse ka siia Põhja- ja Balti regiooni suunas, et meie piirkond on alaesindatud, see on kindlasti meile võimalus. Ja see on võib-olla võimalus ka selles mõttes, et kui mõned piirkonnad ikkagi juba ägavad selle massturismi all, ma mõtlen ka mujal Euroopas, siis meil võib-olla on vaja teha tarku valikuid, et kuidas seda turismi arendada. Et me sellest võib-olla seda nagu eksisammu ei tee. Ja siis kolmas aspekt, et tooks välja ka seda nähtavust, et keegi ei tea, mis sa teed, kui sa sellest ise ei räägi. Et ongi nagu see infokanalite teema, digitaalsed lahendused, et lihtsalt tuleb ka enda tegevustest rääkida. Kristina. Mul on tegelikult nii hea meel, et eelkõnelejad ütlesid need ju põhimõtted ära. Et ma võib-olla ainult selle koha pealt võib-olla mõtlekski seda, et las nad siis teised muutuvad McDonaldsiks, et oleme natuke selles mõttes, isegi tahaks öelda, et kannatlik, mis ikka eestlane on kannatanud juba, ma ei tea, mitusada aastat, et aga oleme järjepidevad, ajame oma asja ja kui me pikalt seda oma rida, mida me ise nagu väärtustame, nagu hoiame, arendame, lõpuks jõuab see klient ka meieni ja mis seal salata tegelikult, et valdav osa ikkagi külastustest ja meie uuringud näitavad see, et on tuttavate soovitused. Kas ta on siis diivani peal või on ta online kanalitel soovitused, et need, kes meie juurde juba jõuavad, on väga-väga rahul, et
nüüd ma võib-olla räägin oma esimesele slaidile vastu, aga ma ütlesin tegelikult meil on turismitelu ja eksport, aga võib-olla me ei pea nagu ratsarikkaks saama. Aga ma arvan, et lõpus võidab see, kes nii-öelda kauem vastu peab, et meil enda oleks hea elada ja juba tegelikult meid hakatakse juba nii-öelda üles leidma just sellepärast, et meil on seda, mida neil enam kodus ei ole. Väga hea. Me jätkame kohe selle aruteluga siit publikust, aga teeme nüüd paneelile aplausi. Suur tänu. Võtke oma kohad saalis. Ma tulen ka siia allapoole teie juurde. Tuleb meelde, mõned aastad tagasi sai külastatud ühe kultuuriseltskonnaga tegelikult sai külastatud kõiki Rannarootsi kultuuriruumi alasid. Alustasime Pakrist ja Osmussaared, Muhud, Vormsid, Muhud, kuni jõudsime Ruhnu saarele. Ja mul on sellised nii meeles, see oli päris palju inimesi, oli ka inimesi, kes oli esmakordselt. Ruhnu on nii tohutult eriline ja tollel päeval oli Ruhnul avatud 3 toidukohta ja igaüks neist pakkus ühte toitu, üks päevaroog oli tol päeval. Ühes oli Mehhiko fajita, ühes oli Tai pada, 3. lootsime ja seal võttis vastu Ukraina borš. Ja kogu see rahvusvaheline seltskond küsis, et see on nüüd siis see kultuuriruum, see eristuv kultuuriruum. Et lihtsalt tuli see mõte sellise tervikliku, mis Kristiina ütles, terviklik vaade, eks ju, et see ei ole ainult see lugu seal koha peal, need tegijad ja need objektid, mida külastada, see on ka see toit, mida me sööme ja see on kogu elamus, mille me sealt saame. Aga Eero, kellel meil siin, Eero, sina soovisid, sa juba võtsid mikrigi, jah? Lihtsalt tuli rääkida, võtame selle. Eero, ühe palverännu tee esindaja, mis viib Piritalt Vastseliina. Et ka natukene ajalootundi, et kuigi näiteks Kersti on öelnud, et kui Olavi teega mindi kohalike omavalitsustesse, siis sõna palveränd tekitas võpatuse, et nüüd on Jehova tunnistajad ilmselt uksest sisse tulnud. Siis ma tahan öelda, et tegelikult palveränd on veel vanem kui kristlus. Ta on nimelt ikkagi, ka Egiptusest on teada, rääkimata rahaleiutajatest, foiniiklastest. Nemad käisid ka palverändudel. Et see on tegelikkuses üks niisugune kummaline asi, mida ka Kersti näiteks Kompostelas ütles, et see inimeste teiseks saamine, et mingisugune spirituaalne ärkamine või arusaamine oli nagu nii võimsalt väljendunud, et ka me kasutame ise siin seda, et sa lähed nagu ühe inimesena teele. Täna kõlas ka isegi, et tegelikult selle sama võib saada saunas, et sa lähed ühena sisse ja tuled teisena välja. Siis ütleme, et tõenäoliselt see rahu ja aeglus on see, mis palverännu teel saab kogeda ja selle läbi teiseks inimeseks saada. Ja lihtsalt meenustada seda, et me räägime täna üsna palju nende kultuuriteede puhul turismist. Siis turism ongi välja kasvanud palverännust. Mindi kuhugi ja saadi mingisugune elamus, millest meie tõenäoliselt tänasel päeval nii lihtsalt aru ei saa keskaja inimesed. Mulle eriti meeldib see, et kohale jõudes oli üks suveniiridest, oli peegel, millega oli võimalik püüda kinni see võimas asi ja võtta see koju kaasa. Et mina tahan kindlasti kunagi palverännu teele ka sellise suveniiri tekitada. Aga et see on lihtsalt nagu niisugune kommentaar või mõtted, mida ma siin tundsin, mida tahtsin jagada ja võib-olla üks olulisi asju, mida nüüd Trump või Voovake võivad meil segada ja nendes kultuuriteedes, mida täna on käinud just see aeglus või see
take your time asi, et minu arvates Eestis see oleks küll tõesti argument, millega siia meelitada. Aga kõik see, mida me täna räägime, eks ole, võib ühe hooga ära minna, kui droone hakkab tihedamalt tulema. Aga loodame, et ei tule. Nii et paneme ikkagi asju samamoodi edasi. Aitäh. Aeglusest rääkides ei ole see ka vist juhus, et siin saalis viibib inimene, kes alles mõned päevad tagasi Riigikogus komisjoni eest käis kaitsmas molutamise päeva muutmist riiklikuks lipupäevaks või riigipühaks, riigipühaks. Üks päev aastas molutamist, rääkides aeglusest ja oma aja võtmisest. Kuulge, aga siia lõppu me päris paljud neist, kes tegid siin täna ettekandeid, rääkides väljakutsetest, mainisid ju ka, et vahendeid on olnud vähem ja keegi ei toeta ja ise on tehtud ja õhinapõhine ja nii edasi. Me tahaksime, et kogu need kultuuriteed oleksid nähtavamad, professionaalsemad, kvaliteetsemad, neid tuleks juurde. Et sellepärast ma saatsin ka Kultuuriministeeriumi ja EISi inimesed lavalt ära, et nad ei peaks tundma, et mitte, me ei hakka neilt mitte raha küsima. Aga mida on vaja siis? Mida tegijad, teie, professionaalid, need, kes on juba täna nendes kultuuriteede võrgustikus või on laiemalt kultuuripärandi ja kultuuriturismi kokkupuutepunktil, millist abi, mis sorti tuge oleks teil vaja, et teha oma tööd paremini, mõjusamalt? Anton, palun. Ma ei tahaks rääkida rahast, Anton Pärn, Haapsalu ja Läänemaa muuseumid, aga ma eelkõnelejaid kuulates, see on suur kogukonna projekt. Meil ei tule ükski välismaalane siia, kui me ise ei väärtusta, kui me ise ei saa aru, miks on see piirkond või konkreetselt see teelõik oluline, mis jääb minu talu äärde või läheb läbi minu maade. Et ma arvan, et olla edukas väljaspoole, peame lihtsalt olema suuteliselt kaasama oma inimesi. Tõsi on see, et see nõuab vahendeid ja me väga palju mainisime märgistamist kui sellist, kui see puudutab näiteks litsenseerimist, aga ma tuleksin ikkagi nii-öelda rohujuure juurde tagasi. Ja see puudutab kogukonda, see puudutab neid inimesi, kellele see läheb korda. Siis võib-olla oleme me konkreetsemad nendest kuludest ja kellel on see kogemus selja taga, oskab tegelikult ka neid numbreid välja öelda, aga ma arvan, et rääkides olavideest või pühaolavideest, jõuame ka selle juurde, et kuidas me väärtustame ja me kasutame kahte nime. Et me võime öelda, et Palverännu tee on meile võõras, aga vabandust väga, need, keda see huvitab või mis on see vedru, et siia tulla, võib olla just see Palverännu tee. Või kui me räägime Olavist ja Püha Olavist, kui palju tegelikult keskmine meie inimene seostab Olavit Püha Olaviga ja kui palju tegelikult keskmine skandinaavlane võtab ilma pühata Olavi pühakuks. Nii et mina jõuaksin selle juurde, et ma ei otsiks praegu mingisuguseid ütleme, finants on oluline, aga ma ütleksin, et see on suur kogukonna projekt. Ja esimene ülesanne või eesmärk on saada inimesed taha. Ja ka neid, kes suudavad võib-olla hoida seda piirkonda nii-öelda oma silmade all. Siin on omavalitsused, siin on külakogukonnad, siin võivad olla üksikud koolid, kes näevad selles projektis suurt tulevikku, sest olgem ausad, kindlasti esimesed aastad ei ole arvuliselt edukad ega rahaliselt väga suure kasvuga. See on ikkagi tulevikku suunatud. Aitäh. Väga hea. Ja muide, need kaks asja on omavahel seotud, nii see võrgustiku kogukonnatöö kui rahastus.
Nii nagu näiteks UNESCO loovlinnade puhul ja UNESCO ei anna raha, kui sa saad loovlinnaks. See ei ole nagu Euroopa kultuuri pealinn. Aga mida on näidanud kultuuriteede kogemus, ma tean seda, olles nendega päris palju töötanud, see avab tegelikult lihtsamini rahastusmehhanisme, mis muidu on suletud. Näiteks loov Euroopa rahastused ja eriti näiteks piiriülese koostöö Interregi rahad. Ehk et kui sa oled võrgustikus, sul on juba tugev konsortsium selja taga, on minna lihtsam taotlema rahastusi, kui hakata nagu nullist mõtlema, et mul on siin see teema, see tuletorn ja ma tahaksin kuskilt Euroopa raha saada. Nii et see on ka omavahel väga tugevalt seotud. Kristel? Just, ma tahtsin tegelikult mõlemale asjale sekundeerida, et nii siis Antonile just selle kogukonna teema poolt ja tuua näites ka Hiiumaal ja tuletornid, siis Hiiumaal ma vean ka selliseid projekte, nagu on teema-aastad. Sellel aastal meil on tuletornide aasta ja see on väga-väga tore on näha seda, kui korda see tuletornide teema läheb kohalikele inimestele, ka kohalikele turismiasjalistele, ka nendele, kes teevad erinevaid tooteid, ehk siis, et meil on tuletornide huulepulgad, meil on nüüd, ma ei tea, tõesti koolidest, lasteaedadest, igal pool on sellest nagu käivitunud ja see annab veel sellele tuletornide võrgustikule lihtsalt seda hoogu juurde. Ja teistpidi see sama asi, mis sellest välja tõid, tahtsin öelda, et see on jällegi võimalus võib-olla saada mingit rahastust järgmisel hetkel, sest õhinapõhiselt väga kaua ikkagi ju kõik need vankrid ei liigu. Aga kui sul ikkagi nüüd juba see mikker on käes, et sa väga viisakalt rääkisid enne siin kogu sellest tööst, mida te teete, aga mida näiteks sina riigi, ma ütlen riigi poolt siis, ma ei tea, ministeerium, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus või mingid riiklikud programmid, et mis konkreetset tuge sa vajaks, et võimestada seda tööd, mida sa praegu teed? No praegusel juhul muidugi meil on võib-olla teatud ootus sellele, et kuna Eesti nüüd on olnud seal juures, on ju, kui täitsa nagu isiklikust plaanist rääkida, Eesti on näinud, mida hinnatakse, kuidas taotlusi hinnatakse. Me läheme just seda taotlust tegema, et saada puhtalt ka nagu sellist infot või teadmist, millele panna rõhku, kuidas oma taotlust teha. See on näiteks üks asi. Teine asi, mis Eesti puhul on väga hea, on see, et me oleme tõesti nii väiksed, et ei Saksamaal ega Prantsusmaal ei kujuta tegelikult ka meie tuletornide võrgustiku inimesed ette, et nad saaksid niimoodi istuda laval koos Kultuuriministeeriumi esindajaga ja koos rääkida. Ehk siis need mastaabid on lihtsalt niivõrd suured. Ja meie mõistest, kui meie saame öelda, et meil on kuskil nagu, meil on ministeeriumiga koostöö, ministeerium toetab, siis see annab juba puhtalt see, annab teistsuguse kaalu. Seal ei peagi iga kord olema see, ma ei tea, raha ümbrik kuskil, vaid juba ainuüksi see, et me saame viidata, et me oleme nagu arvestatav partner. Näiteks need 2 sellist asja on juba väga olulised. Väga jah, Kerli. Kohe. Aitäh, Ragnar, et sa ikkagi see raha juurde tulid. Hakkas juba hiljaks. Jah, ma vaatasin, et sul saab aeg otsa ja me jõuagi sinna. Aga tahtsin ka öelda seda, mida sa ise ka juba, Ragnar, välja tõid, et ikkagi see märgise omamine, staatus kindlasti suurendab need võimalusi raha taotlemisel. Et me näeme seda UNESCO paikade ja ilmingute puhul. Ja mul siin tekkis mõte, et miks mitte ei võiks need võrgustikud ka omavahel rohkem veel võrgustuda ja mõelda ka koos raha taotlemisele nii Euroopa Liidu vahenditest kui mujalt. Et meil on ju ka kattuvaid teemasid nendel 2 võrgustikul, et võib-olla veel laiemaks seda pilti ajada, et see kindlasti suurendab, kui ka 2 kvaliteetmärki koos taotlevad, suurendab veelgi neid võimalusi raha saamisel. Aitäh! Mina olen täna siin Uno ja Eesti mõisate ühenduse esindaja. Et siin olid mõned slaidid tagasi ka see, et ka mõisate osas, mis puudutab Baltimaid, et peaks tulema mingisugune ühine koostöö, seda enam, et kui te ajalugu teate, siis need, ma ei tea, Pariisist Peterburi käisid kõik läbi mõisate, kõik need teed, üks ta puha, mis nurga all, eks. Aga no minu mõte või küsimus on seotud sellega, et kui oli, et mis abi oodatakse nagu riigilt või et pigem võib-olla on see,
et need erinevad teed saaksid omavahel kuidagimoodi koopereeruda. Miks? Sellepärast, et ma räägin nüüd mõisate eest, eks ju, et suurem osa mõisad omavad kõik majutust, toitlustust, igasuguseid vaba veetmise võimalusi, et kuidas need omavahel nagu ühte jalga panna käima, et ühesõnaga, et ühed liiguvad mööda teed, eks ju, ja siis tarbivad siis selle tee ääres lähedal ka siis neid erinevaid võimalusi. Ehk et kuidas see sünergiat suurendada erinevate teede vahel, et me kõik võidaksime. Väga hea. Anton tahtis kiiresti kommenteerida. Jaa, mulle tegelikult kangastus 10 aastat tagasi oli meil Eestis hästi palju erinevaid riiklikke programme ja puudutas see mõisakoole, kirikuid, pühakodasid, pühakodade programm tegelikult ja meil on väga palju erinevaid kultuuriruume. Võib-olla esialgu, et seda kõike käima lükata, võiks mõelda ühe sellise üldise programmi peale, mis aitaks kuidagi nii-öelda neid esimesi sähvatusi veidi tugevamale pinnasele, puudutagu see märgiseid või märgistamist või erinevaid initsiatiive, mida üks või teine kultuuritee vajab lühiajaliselt ja väga konkreetselt saab üks asi tehtud. Et me ei peaks kulkasid, mis iganes erinevaid fonde vaevama, et me saaksime tegelikult minna edasi suuremate, sisulisemate programmidega. Et kui mõelda ühe sellise üldise toetusmeetme peale, võib-olla mõneks aastaks, mis aitaks nii-öelda neid käivitunud liikumisi kindlamal alusele. Jah, kus juures isegi, kui ma tohin teha Rahvakultuuri Keskuse nõukoja liikmena ühe märkuse, siis, kus Leela oli, et siis tegelikult seda on ju analüüsitud ka nende sama programmide, saarte pärimusprogramm, kus on eks ju Hiiumaa, Saaremaa, aga ka Rannarootsi kultuuriruum sees, siis seal näiteks ei ole turismi ja loomemajanduse tegevused üldse abikõlblikud. Ja kui on ammu teinud tegelikult need piirkonnad ettepanekud ja ka nõukoja liikmed on teinud ettepanekud, et äkki võiks selle üle vaadata, et mis muu saaks aidata saarte pärimuslikku kultuuri, kui toetada seda läbi turismi, näiteks turismi, siis seni oli vastus, et seda ei taheta teha selle pärast, et turismiks saab raha mujalt ka. Aga rahvariieteks ei saa. Et võib-olla vaadata nagu suurema pildina, et me ajame ühtset asja. Nii, Reet, jah. See on nende mikrofoni nagu hoidjate eelised, nad saavad ise. Ma tahtsin korra lühidalt 2 asja kommenteerida, et üks asi oli see, mida Ragnar mainis, et see Euroopa kultuuriteede märgis, et see on ka kvaliteetmärk just Euroopa rahastuse taotlemisel, et tegelikult osad Euroopa kultuuriteed on väga edukad olnud Euroopa rahastuse taotlemisel. Ja ma teen siinkohal veel kord reklaami sellele 12. juuni webinarile, mida see Põhja-Balti töörühm korraldab. Kindlasti saadame lingi, sest seal üks teema ongi just see, et millised rahastusallikad on võimalikud ja seal tuleb siis Põhjamaade kultuurifond, tuleb rääkima, pluss siis tuleb rääkima Balti mõisate tee, kes on väga edukad raha saanud Interreg programmist, et see on just selline kogemus vahetamise webinar. Ja siis Kristeli kommentaariks ka veel, Kristeli selle jutule, et nüüd kui hakkab see protsess pihta, et mida see tähendab tegelikult see sertifikaadi taotlemine, et tegelikult meie riigina ka õpime, et see, et nüüd laulupärandi tee sai selle märgise, see on meie jaoks uus kogemus, sest see on esimene kord, kus Eesti on olnud algusest peale kaasatud partnerina ja seda märgist taadelnud, et selles mõttes kindlasti on see vastastikku õppimine ja kindlasti me aitame nii palju, kui saame. Aga veel, mida? Ma võin inspiratsiooniks öelda, et kui 3 kohtumist võrgustikus oli UNESCO-ga, siis 3. ja Kerli ütles ka oma ettekande lõpus, et siis jõuti juba suhteliselt detaili. Siin on mitu inimest, kes Eda Veeraja oli hästi aktiivne, Aivar oli meil seal kohtumistel ja päris palju teisi. Kõik võrgustiku liikmed olid esindatud, siis seal selline vajadus, me võime kokku võtvalt öelda, oli 4 asja, mida nagu justkui nagu UNESCO võrgustik tahtis seal päris lõpus. Esimene asi, mida ta tahtis, oli väga sissepoole vaatav, et tegelikult tuge selleks, et uurida ja luua selle uurimise pealt populaarteaduslikke materjale. Et puudu on materjalidest. Et on vähe neid, kellele kohta on kirjutatud raamatuid või brošüüre, aga et mida jagada nagu
turistile, mida anda, mida jagada digitaalsete platvormide kaudu ja see oli väga selge ootus, et äkki riik saaks tulla, EIS või Kultuuriministeeriumi aidata või programmid ja aidata meil neid asju teha. See oli üks selline asi, mis tuli selgelt sellest välja. Teine asi, mis väga selgelt välja tuli, olid uuringud. Et seesama teiste näide, et kui riigid uurivad, mis on kultuuriturismi mõju, mis on UNESCO märgise mõju, mis on eraldi uuring Saksamaal, väga põhjalik uuring, mis on biosfääri alaks olemise majanduslik kasu, lisaväärtus. Nagu ma tõin näite, kuskil on uuringud, mis ütlevad, et 2,3 korda rohkem jätab keskmine kultuuritee külastaja raha. Et me tahame selliseid uuringuid, mis oleks sellisel juhul ka kasutatavad kui argumendid meil oma suhtluses ja minna taotlema rahastusi ja nii edasi. See oli selline teine suurem asi. Kolmas asi, mis tuli välja, oli tegelikult ja võib-olla isegi meile üllatusena, et see põhifookus ei läinud mitte Visit Estonia või EAS-i tollal peale, vaid põhifookus läks tegelikult DMO-de peale. Ehk et tegelikult ega ka, ma ei tea, kui Eero hakkab minema Lätti või Maltale, siis me võib-olla ei lähe lihtsalt suurele lehele külasta Lätit, et ma lähen kuskile piirkonda, ma lähen selle koha lehele või sinna, ma ei tea, piirkondlikku nagu väärtuspakkumist uurima. Ehk et pole kasu sellest, kui me oleme kuskil suures pildis sees, aga meie oma piirkonna väärtuspakkumisse, turismipakkumisse ei ole me hästi nagu sulandatud. Ja selle mõttes oli see kriitilise tähtsusega, et need DMO esindajad olid meil nendel kohtumistel ka ilusti olemas. Ja neljas viimane asi, mis toodi välja, oligi see nii-öelda eraldi lehe, eraldi ka visuaali, materjalid, aga eraldi sellise kanali loomine. See jäigi sinna tasemele, ehk et see ei tähenda tingimata oma veebilehte, see võib olla väga selge visuaal kuskilt mujalt, et kust ma leian kogu info ühest kohast, mitte ei pea paljude erinevate lehtede alt või 7 kliki kaugusel. Ja lihtsalt siin meil kohvipausi ajal juba mult küsiti, et kui paned siis brauserisse või otsingusse kultuuritee.ee, mis te saate? Jõgevamaa kultuuriobjektid, jah? Tubli Jõgevamaa, mis siis öelda, väga tubli. Aga võib-olla ootaks kultuuriteena võib-olla midagi laiemat tegelikult, võib-olla kohta, kus kõik kultuuriteed jooksevad kokku. Ma ei tahtnud teha kõnet, ma tahtsin öelda, et see on see kogemus, mida me võtsime kaasa 3 aastast koostööst UNESCO kohtadega. Siit on, kas need on samad asjad, mida te vajate? Kas selleks, et olla veel tugevam, teha veel paremini ja mõistlikumalt oma tööd, vajate teie veel midagi muud. Ka need, kes ei ole täna selle võrgustiku liikmed, aga alles mõtlete selle peale või valmistute. Mis veel võiks olla vaja? Millest te puudust tunnete? Vaat kui Jaan, kui on niimoodi käes juba mikrofon, ei pea vaeva nägema. Eero. Vaat, palun nüüd vabandust, kui te mu mõtte ütlete, et see ajab nüüd hullu juttu, aga mu mõtted küll läksid sellele, et tegelikkuses nende sajandite ja tuhandetega leitud see aeglane kõndimine mingi eesmärgi suunas on vaimse tervise parandamise efektiga. Ja mul on selline tunne ja ma olen tegelikult öelnud ka, et üks eesmärkidest palverännu teedel võiks olla see, et seda kirjutaksid psühhiaatrid välja. Sest me oleme tegelikult praegu sellises seisus, kus me teame, et psühholoogia ja psühhiaatrid ei aita või neid ei ole küllalt. Ja meil on üsna hästi läbi proovitud viis, et tegelikult ühtpidi meil on midagi pakkuda, mille järgi ilmselgelt on õudne vajadus. Aga kust nii-öelda abi paluda on see, et ma isegi ei tea, kuidas nüüd tegelikult arstideni sellega välja jõuda. Aga see on see, mida riik võiks ka mõelda, et meil on olemas selle õhinapõhiselt loodud asjad, mis võivad tegelikult jube olulist probleemi lahendada, kui see vaid kasutusele võtta. Ja see on see, et võib-olla tõesti ei olegi hirmsalt raha vaja, aga see, et ta nüüd kuskilt ministeeriumidest läbi närida, et ka selline võimalus on olemas.
et võib-olla siin on riigi abi vaja. Väga hea. Kuigi see märkus, väga hea märkus, kohe annan sõna, tuletab sealt meelde ühe asja, mida päris alguses ütles ka Reet, aga see tuleb ikka ja meelde ja see ei ole ainult Eesti teema, et see ongi selle kultuuriteede selline kahetine olemus. Et nad said alguse palverännude eest, eks ju, siit ka selles programmis ja sellepärast paljude inimeste jaoks endiselt kultuuritee võrdubki füüsilises mõttes liikumisega. Aga see teine, see temaatiline tee, mis tähendabki, et sul on koht ühes riigis, teine koht teises riigis, kolmas, see ei tähenda see ei tähenda turismi, mis tähendab koha vahel liikumist. See on, et kui ma olen selle valdkonna huviline, satun sinna riiki, siis ma külastan kindlasti ka seda kohta ja satun kunagi teise riiki minu huvi pärast, et seda võib nimetada huvipõhiseks turismiks, mitte nii väga selliseks kulgemiseks kohtade vahel. Aga see üldse ei tähendanud selle kommentaari kohta midagi muud. Palun! Ja, tere! Mina olen Kersti Paap ja ma esindan siis Demovaadet, olen Visit Tallinnast, Tallinna turismiosakonna esindaja. Ja siin kuulates, ma toon kõigepealt paralleeli, et Tallinnas me tegeleme viimastel aastatel väga palju sellega, et saada külastajad vanalinnast välja. Väga jõuliselt toome erinevad piirkonnad lauale ja miks? Uuringud näitavad, et külastaja uuringud, et inimesed, kes külastavad Tallinna, on palju rahulolevamad, kui nad on külastanud erinevaid linnapiirkondi. Ja täpselt samuti näeme me tegelikult Tallinnas nagu kogu Eestit samas võtmes, et Tallinn on siis Eestisse sisseviskaja ja suvel tuleb meile turismiinfokeskuses väga palju küsimusi. Mida me saame Eestis veel näha, kuhu me saame Eestis veel minna, et ma tahaks päevaks sinna Saaremaale minna. Et mida meil selleks vaja on, et inimesi sinna saata, esiteks infot. Kindlasti adekvaatset infot kõikide nende, nüüd täna siin räägitud kultuuriteede kohta, et väga paljud ju on seotud Tallinnaga, et kas nad siis toovad Tallinna, siis nad võivad ka Tallinnast välja viia. Ja teiseks seda kindlust, et kui me inimese sinna saadame, et siis ta kas sellest saab, mida on välja lubatud, sest vastutajaks jääme sel juhul meie. Aga väga hea meelega saadame, sest me küll kogeme ka väga palju seda, et nii ma tulin siia nüüd ühe päeva veedan ma Tallinnas ja ühe päeva kuskil mujal, et siis meil ka turismiinfokeskus öeldakse, et ei, et Tallinn ei ole see koht, kus piisab nagu ainult ühest päevast. Et mida rohkem me neid erinevaid kohti näitame, seda enam või seda väärtuslikuma kogemuse külastaja saab ja seda enam ta tegelikult tahab siia tagasi tulla, kui ta näeb, et ta millestki ilma jääb. Ja ma toon ühe paralleeli veel meie linnapiletiga Tallinnkaart, et ka seal me võtame neid suuri tuntud muuseume sisseviskajatena nagu väikestesse muuseumidesse ja me mõõdame ka seal kinniindeksid ehk kuidas me suudame saata inimesi vanalinnast välja, kuidas me suudame saata külastajaid väiksematesse muuseumidesse. Et täpselt samuti peaks seda juhtima ka Eesti puhul, et üheskoos, et saada inimesi võimalikult palju Tallinnast välja, aga oleks vaja infot ja oleks vaja, et see info ka vastaks siis sellele, mis inimene seal koha pealt saab. Ja mis ma tahtsin veel öelda, korra sa ütlesid, et taheti materjale. Et ütleme, et viimastelt Euroopa turismilinnade võrgustiku konverentsilt jäi kõlama sõnum, et näiteks 50% Ameerika turistidest otsib juba infot AI-st. Et ma julgustaks, et kui ei ole võimalik sellist trükimaterjali toota, et veebi loomine on ikkagi tunduvalt lihtsam, sest mingi alge on kõigil olemas. Pange info sinna. AI toob teid esile. Väga hea, ma küll täpsustan, et kui taheti materjali, ei peetud mitte trükki, mitte seda asja iseenesest, vaid seda sisu. Ikkagi infot, jah. Seda sisu ja tegelikult see on võtmetähtsusega ka AI treenimisel. Et me saime ühel oma kohtumisel, saime ju selle kogemuse, küsisime inimeste eest ChatGPT-ilt, et räägi siis palun mõni tore, huvitav lugu Tallinna Raekojast.
Ja siis hakkas jooksma see tekst seal, et Tallinna, no täpselt Wikipedia tekst, et millal on lood, ma ütlesin, ei. Seda me teame ise. Räägi mõni huvitav lugu, no storytelling, autentsus, räägi mõni huvitav lugu. Ja siis ta ütles, muidugi, vabandust, kohe räägin. Ja see lugu oli äärmiselt põnev, see juhtus 1548. aastal, kui, no midagi sellist oli, jah, võib-olla natuke hiljem, kui Raekoda läks põlema. Ja põleng oli nii suur, et ei saanud kohalike jõududega seda Raekoja põlengut kontrolli alla, mis tõttu saadeti abipalve Narva ja Stockholmi. Ja kui siis Narvast ja Stockholmist lõpuks jõudsid abiväed Tallinnasse seda kustutama, siis saadi tuli kontrolli alla ja õnneks ei läinud tuli naabermajade katustele. Ei häbi ega otsa sellel ChatGPT-l, eks ju. Et juba 17. sajandil toodi abiväge Narvast ja Stockholmist. Nii et, aga kas see on töö, mida tuleb teha? Absoluutselt, ehk siis, et meie vastutame selle eest, et see info oleks adekvaatne ka nendes materjalides. Jaa, väga nõus, et meil on endal tegelikult AI chat-robot siis, kes vastab külastajate küsimustele. Nimeks on Vana Toomas, nüüd on juba versioon 2.0 Vana Toomasest, aga mida me ei taibanud ise teha, et ka meie ämber, et selgitada Vana Toomasele, miks tema nimi on Vana Toomas. Ja siis üks linnavalitsuse liige küsis tema käest ja saatis selle vastuse. Ja loomulikult see AI-ga tegelemine tähendab pidevat koolitamist, pidevalt silma peal hoidmist, aga ma võin öelda, et tänaseks vastab siis meie Vana Toomas juba 58% külastajate küsimustest adekvaatselt. Jah, meil inimesed hoiavad silma kogu aeg peal, kas vastus on adekvaatne, kui ei ole, parandavad ja me tegeleme pidevalt selle koolitamisega. Nii et see on töö, aga lõpuks ta võtab sult palju tööd ära. No ja me sellel üritusel kogemata oleksime peaaegu Helgi Põllole tekitanud jääva kahjustuse, sest me küsisime talt, et palun äkki ta räägiks Hiiumaa saamise loo. Ja muidugi ka seal olid abivalmis ja see on ju kõigile eestlastele teada, see on Kalevipojas kirjas. Kuidas Kalevipoeg, Leiger ja Suur Tõll said ühel väljal kokku, hakkasid kaklema. Ja kakluse käigus Kalevipoeg lõi Leigeril pea otsast ära, see lendas vette ja see on Hiiumaa. No, kui te ei teadnud, kuidas Hiiumaa algus, teie noored, kui te ei tea, kuidas Hiiumaa algus saab, nüüd te teate, minge rääkige edasi. Olgu, aga kuna meil on jäänud kuskil 10 minutit, veel on võimalus öelda, mida vaja oleks, aga ma veel tahaksin pöörata selle viimase vestluse ka sinna, et juba mida tegelikult ütles Reet ja mida siin ka teised esinejad on öelnud, et me ei taha, et see jääks viimaseks korraks. Et see heas mõttes see, mis siin on, täna võib-olla on see seminarilik rohkem, aga mõte oli, et see peab olema heas mõttes rutiin. See ei pea olema sündmus, see peab olema rutiin, koostöö, kokkusaamine, nende teemade arutamine, üksteiselt õppimine, aga ka tõesti väga selgelt välja ütlemine, mis meil on, mis me abi vaja, mis me saame anda, mida me teilt vastu ootame. Et me tahame jätkata kindlasti regulaarselt, et järgmine aasta sellises suuremas, rääkimata väiksematest kohtumistest ja võrgustike infovahetustest. Ja üks mõte oli ka siis see, et me ei saaks mitte alati siin Tartus või Tallinnas kokku, vaid et käiksime võib-olla ka külakorda nendes erinevates kohtades. Kristel juba väga noogutab, et kõik Hiiumaale, kuna olekski see mõte olnud, aga sa ehmatsid meid sellega, et ei pääse sinna ei üht ega teistpidi, nii et siis me veel mõtleme selle üle. Ja. Aga kas selles osas on veel? Jaa, palun. Ants Kraut, Eesti Muinsuskaitse Selts. Et ma arvan, et kuna juba siin on kombeks, et raha küsimusest ei ole mõtet rääkida, aga Ragnar tegelikult andis selle ühe vastuse kõigile neljale küsimusele, kui me mõtlesime ootustest. Et tegelikult need Euroopa kultuurirajad, kui neid loetelu alguses oli erinevaid, me oleme hästi kaua olnud seal ühes rajas Muinsuskaitse Seltsiga, aga
no seda variatsioone polnud isegi meile ettekujutust, et see ongi see nišituristid, keda me peaksime püüdma. Ja selge see, et kõik inimesed ei hakka mööda kalmistut käima ja kõik ei hakka setus leelotama. Aga et kui oleks see keskkoht, ma ei tea, kas see on küsimus Reedale, ühesõnaga, kus selline hull nišiturist saaks infot, et noh, muidugi 2 keeles vähemalt. Et palju on siin sellest maailmapärandi nimekirjast juttu olnud, et unikaalne, et me oleme ühest pärandikohast ainult 300 meetri kaugusel. Ja see oli ka aeg, kus sellest väga vähe teati. Ma ei tea, Anton oli vist ka seal juures, aga 92. aastal ei teadnud sellest mitte keegi, kui Kaasik ja Rüütel läksid Riosse ja siis küsiti meilt muinsuskaitset, kas teil midagi on Struve kaare kohta. No, meil oli kaust valmis ja see on ka üks selline nagu igasugused muud, et kogutakse neid maailma kõrgemaid tippe või mandreid, et praegu küll Ukrainaga on raske, ja Suursaarega muidugi kõige raskem. Aga see on üks näide, mis võiks ka rajaks minna, kuigi ta juba maailma kultuuripärandi nimekirjas on. Ja siis veel üks mõte on, et ma ei tea, kas meil siin on, aga kindlasti, kuna 3 riiki vähemalt on vaja, et üks rada võiks olla metsavendlusest. Ja see peaks eduga lõppema, see Valgevene, Lääne-Ukraina, et oleks selline teema. See on lihtsalt mõttekohaks, et ka selle jaoks on eraldi niši turistid või huvilised. Turistiks ei tahakski nimetada, just huvilised. Ja igal alal neid on. Me näeme muinsuskaitses ka, et arheoloogia jaoks on täiesti erilised, kes teistest üldse aru ei saa või vastupidi ja igal eriala. Aga kui selline keskus, kas ministeeriumi kodulehel või eraldi kodulehena, et see oleks üks vastus nendele 4 küsimusele korraga. Aitäh. Suurepärane. Alli, sul oli veel. Enne kui sinuni jõuab, Sommeliena ma ei saa jätta mainimata. Ma olen palju töötanud Itir-Vitisega, mis on siis kultuuritee, mis koondab veini teekondi, veini kultuuriteekondi. Ma ei saa aru, miks Eesti veinitee sellega juba ammu seal liitunud ei ole, võiks ju. Ja lihtsalt see on väga naljakas, et veinitee esilehel rasvases kirjas on välja toodud, et see on ka karsklastele. Et elame korralikus maailmas. Palun, Raik. Tere ka Eestimaa Turismiühingu poolt. Mina tahtsin öelda siin metsavendluse teema kohta kohe, et Eesti, Lätil ja Leedul on täitsa Military Heritage Touris projekt, kus metsavendlus on leidnud oma koha, et kui sealt, ma ei tea, edasi minna, et midagi päris nullist ei pea alustama ja võib-olla omalt poolt ka, et kuulates kogu päeva, siis ütleksin, et ma arvan, et Eesti Maaturismiühingul on ka kõikidele erinevate teede loojatele või eestvedajatele midagi ka omalt poolt anda, mis me oleme võib-olla kokku koondanud, ehk siis meil on rannikumatkarada, meil on metsamatkarada, meil on Eesti toidutee, meil on Eesti saunatee, meil on sõjaajaloo pärand, meil on aiapärlid. Jah, mõisadega on siin eraldi ühing, kes tegeleb, et olen isegi ka kunagi, kuna sa täna ikka oled juba Ragnar 2 korda romantilist rännateed loonud, siis olen isegi seal selle sünni juures olnud, et ehk siis neid teid oleme palju loonud, et heal meelel, kui me saame kuidagi moodi oma infobaasidega teile abiks olla. Me oleme päris mitmest kadalipust läbi käinud ja võib-olla teinekord on hea lihtsalt, kui keegi ära kuulab ja võib-olla me oskame juba saate võib-olla 3 sammu minna 1 sammu asemel edasi. Et aitäh ja edu kõigile. Et õhinapõhiselt oleme me kuskil kõik alustanud, aga meie oleme leidnud oma rahastuse suuresti erinevatest Interreg projektidest, ehk siis kasutame nii Eesti-Läti programmi, Kesk-Läänemere programmi kui ka Läänemere programmi ja jah, et praegu tuleb väga hea fookus võtta, hea partnerlus leida ja 2028 aastaks valmis olla. Et hoidke oma inimesi, motiveerige neid ja ma arvan, et pimeduses ärge kombake, sellepärast et Visit Estonia on ikkagi ka üle-eestilise turismiinfoga vägagi hästi koos, nii et otsige sealt ja maalähedasi asju võite ikkagi otsida ka maaturism.ee.
Super, aitäh sulle. Tõesti, see tekitas ka meis korraldajates, Kultuuriministeeriumi inimestes, Reedas, Leelos täitsa kohmetust, kui me 6-7 me teadsime, see oli lihtne, teame veel, kes siin veel teevad, teame tuletorne ja siis me hakkasime läbi, siis me need, nii nagu juba Ralli mainis, et kes on veel Eestis erinevad teed, see nimekiri oli väga pikk ja kui siis me võtsime ette need ükshaaval kõik need 52 või teed ja vaatasime, et kus veel me temaatiliselt või mitte, aga kus me kõik naiskirjanikest, rääkides kirjanduslinnast või Eesti on täitsa valge plekk juudi kultuuri teel näiteks, justkui nagu poleks siin mitte mingisugust juudi kultuuri ajalugu näiteks või ja nii edasi, neid näiteid on päris palju. Et see nimekiri läks nii pikaks, et see lihtsalt näitab potentsiaali. Mitte tegemata tööd, 2 aastat tagasi sai alles liikmeks, aga see võimalus liituda, tuua uusi teemasid, täiesti uusi, nagu just mainiti, või liituda ka olemasolevatega on tegelikult väga suur. Ja ma arvan, et see on üks põhjus, mis annab selle võrgustikuna koos käimiseks sellise sisu. Kuna nüüd me tahaksime lõpetada, et kutsuda teil veel suupiste laua juurde, enne kui kes lähevad koju ja kes lähevad väiksele kultuurijalutuskäigule. See hakkab meil 16.40 vist oli, jah? Ühesõnaga kell 5 Tammekannu juures, kes ennast registreerisid, aga saame muidugi koos minna, siit läheb 20 minutit jala. Nii et 16.40 hiljemalt hakkaksime siit nagu minema, aga vestlus saab jätkata seal. Aga enne veel, kui ma tõmban tõesti viimase lause, kas kellegil on midagi, et vahel võtab natuke kauem aega, julgust. Keegi tahab öelda midagi südamelt ära kõigi ees, nüüd ja praegu. Näe, õige, tubli, muidugi. Ma ei tea, kas see just südamel oli, aga võib-olla siin on minu tegemata töö, see on alati see, et enne kui sa midagi soovitad, siis vaata, mis sinul tegemata jäi. Et kui meil on nüüd järgmised kohtumised, et seda informatsiooni või sellele aruteludele võiks oluliselt rohkem kutsuda ja kaasata konkreetseid teenusepakkujaid ja ettevõtjaid. Et täna siin nagu jäi võib-olla see pool vaiksemaks ja just, et nad haagiksid ja ma arvan, et seal on kommunikatsioon ja nii edasi. Ja tegelikult, kui neil tekib majandusliku huvi, siis küll nad juba hakkavad nendest teedest rääkima ja tulevad nagu väga häid ettepanekuid, võib-olla see. Aga et kui nüüd järgmised kohtumised on ja mulle tuleb info, et ma ei saada mitte ainult DMO-dele, vaid ma läbi DMO-de hea meelega siis ütlen, et kuulge, kutsuge ka siis piirkonna ettevõtjaid, kes on huvitatud. Ma arvan, et see keskustelu oleks väga huvitav olnud. Aitäh! Suurepärane, väga hea ettepanek. Kas oli veel sealt ka soovi? Ei, jumala eest. Anton muidugi. Oota, su selja taga, Anton. See oli väga inspireeriv. Ettevõtjad, külakogukondades meil on selliseid külaliikumised, et kui kas või paar inimest või 3 inimest kuskilt üle Eesti, kes tuleksid ja räägiksid samamoodi kui need teenusepakkujad, nad on tegelikult mõlemad pakuvad teenust, oleks väga hea kui. Super, kell on 16.00, aitäh teile, jätkame seal ja esiteks suur tänu kõigile, kes tulid. Te tulite väga kaugelt, üle maa ja mere Leigeri pea pealt, aga ma veel eriti tahan meie Leelo koori tänada, see etteaste ja teie tänane osalus oli fantastiline, nii et super, aitäh, et tulite ja esinesite. Ja aitäh ka Elleri muusikakoolile meid võõrustamast ja tehnikutele, kõik töötas suurepäraselt, nii et aitäh teile. Aga jätkame nüüd juba foyees, aitäh teile!